Priit Võigemast. Mulle tundus ühesõnaga kooli tulles, et mul on kõik selge. Ma tean, mismoodi teatrit tehakse. Mul oli väga kindel ettekujutus, aga nüüd see on kuskil vastu taevast lennanud. Näitleja! Oru Pearu ütleb, et inimene on tulnud siia ilma tükka tegema, mitte sitale. Pearu muraka vastu pole ükski suand. Ei suaga sina. Ja nii on neid tükke tulnud teatrisse ja filmi tegema Priit Võigemast. Ta lihtsalt on selline trikster, kes tõmbab lavastuse käima. Ma ei ole tundnud, et mu jaoks oleks keeruline lasta materjali ennast nagu hästi emotsionaalselt puudutada ja siis seda ka laval välja näidata. Las hoovilt kõlada üks monoloog! Praktiliselt kogu maailma dramaturgia on üles ehitatud nagu sassis suhetele ju. Ja siis sa pead lahkama seal laval seda sama asja ja kogu aeg tajud, et aga see peegeldab minu enda isiklikku elu ka ja võiks ja see muidugi tekitab sellise võib-olla ka nagu petliku tunde, et jah, ma lahendasin selle probleemi nüüd ära, et ma olen sellega tegelenud. Ma pean siit kuidagi mööda saama. Ja. Kuigi lavakajal oli Võigemastil tunne, et tema tulevik on mängida Henn Ahaseid ja esimesi armastajaid ja et ta ei saa kunagi mängida Vargamäe Andrest ega Pearut, siis selle peale lausus Reet Neimar, Eesti teatri üks targemaid naisi, saatuslikud sõnad. Ära sa ütle midagi, kes teab. Meelest läheb elu raskus! Tänaseks on ta teles ja filmis saanud mängida elusaks puunuku ja isegi pankuri. Türa, mis sais on? Ja ma ei andnud valida sulle. See, mida Võigemast teeb teatris, on veelgi kirevam. Ja teatrile kuulub ka kino- ja telekaamerate poolt nii armastatud näitleja süda. Teater on lõputute võimalustega kujutlus, mis parimatel hetkedel nagu teatris on võimalik publikul käivitada. See on ääretult võimas. Kuni mingi ajani ma mõtlesin, et olla keskendunud tähendab seda, et ma hästi mõtlen nagu sellele rollile, sellele tegelasele, sellele materjalile praegu siin niimoodi ja siis lähen. Ja ühel hetkel on see näotada, aga äkki see ei ole õige. Et äkki olla keskendunud tähendab hoopis seda, et olla lõdvestunud, hingata rahulikult, usaldada seda, et me oleme selle töö juba ära teinud kõik. Me oleme 3 kuud proovi teinud või mänginud juba 100 etendust ka. Et nüüd lihtsalt lõdvestu ja mine.